Vaimsele tervisele saab läheneda kahte moodi. Positiivselt ja negatiivselt. Aga kuidas ma saan aru, kas ma olen vaimselt terve? Noh, see on keeruline aru saada, aga põhilised asjad on see, et sa suudad suhelda inimestega ja valmis suheteks. Sa suudad oma emotsioone talitseda ning sa oled psüühiliselt paindlik. Sa suudad ennast kontrollida. Mina arvan, et vaimne tervis on see, kui inimene on rõõmus ja tal on kõik peas hästi korras, ei ole tum-tum. Ta on õnnelik, tal ei ole mingeid probleeme. Saab tegeleda sellega, mis ta teha tahab. Mis te arvate, poisid? Jah, ma nõustun sinuga. vaimne tervis, mis võib endast kujutada, et inimene suudab oma emotsioonidega toime tulla pidevalt, suudab kõigega toime tulla ja samas kainet mõistust säilitada ja vaja huumorimeelt hoida. Tea, see võiks olla niisugune vaimne tervis või oma mõtlemise heaolu hoidmine või nii. Vaimne tervis on see, et siis, kui sa käitud hästi, et siis sa oled nagu vaimselt hea, aga halvasti oled sa vaimselt, kui sa nagu kiusad, et siis sul vaimselt on nagu endal ka võib-olla kehv tunne. Täpselt. Ja siis, kui sa kellegile head teed, siis sul on võib-olla... Kui sa saad haiget ja keegi nagu naerib sind ja sina oled siis vaimselt oled siis terveks, kui sa nagu ei karju kogu aeg ja ei kisa ja siis, kui sulle nagu... lükata ja narritakse ära, pane tähele, et lihtsalt tõuse püsti ja ütle, et see pole ilus, et siis sinuga ka niimoodi juhtub, et kui sa teed teistele halba. Siis lähed kas sõpradele räägid ja siis nemad lahendavad, et kuidas seda muret ära teha. Või kui sõpru ei ole, siis täiskasvanule, kes sulle vastu tuleb või sa tead kedagi. Või enda perekonnast keegi, kes oskab seda lahendada. Siis kui sa näiteks koolis mulle, et sa saad õpetajale rääkida. Kui mul on kodus mingi väga tähtis asi ära kadunud. Siis on mure. Nagu mu lemmikhaedik pliiats. Ma otsin üles, kui ei leia, räägin emale või isale. Ema aitab mind. Alati. Tähtsnaga jah, kui mul on mingi selline mure, siis ma räägin, leian mingi usaldusväärse isiku. Sellega ma jagan seda. Vanemad alati aitab. Kõik peaksid oma vanemate poole. Ma arvan, et te kõik nõustute. Ma arvan, et jah, et esimese asjana tuleb ikkagi oma ema või isa poole pöörduda. Ja kui see ei aita, siis on alati olemas sõbrad. Ja kui see ka ei aita, kes üldjuhul ei tea midagi. Sama. Et noh, siis on alati koolipsühholoog, kes on kindlasti suureks toeks sulle, kui sul on abi vaja. Eks ju, Kristella? Jah. Olla lõbus, palju naerda, siis, et mis sulle meeldib teha, et siis kõik on hästi ja sul on nagu olla väga palju rõõmus ja mängida. Ja mõtelda. Koolis kogu aeg nädala kiituseid saada, aga kuigi mida ise ei saa. Ja kui on liiga palju sõpru, et kõik tahavad sinuga mängida, et siis võib selline asi juhtuda, et mõned sind ei taha, et siis sa jääd üldse ilma, et parem vähemalt 4 sõpru endal hoida, et siis muidu liiga suureks üle 10 on juba liiga. Ja soovime teile kõigile head vaimse tervise päeva. Ma tervitan Kristellat. Ja ma tervitaks vastu Ronni.